öelge, miks see oluline on inimestel teada, kust tulevad kaubad? Sellepärast, et kaupadel on teatav mõju, keskkonnamõju ja sotsiaalne mõju, et see, mis selle projekti eesmärk ongi tarbijale teha selgeks, et mis tegelikult tema reaalne mõju on, kui ta vastava nagu ostuotsuses teeb. Aga too mõni näide, et kus tarbijad peaks huvi tundma, kus mõni toode on tehtud. Ikka tavaliselt võetakse ju rahakoti järgi. No klassika on see, et näiteks Texapaari lugu on selline, et puuvill toodetakse Lõuna-Aafrikas, siis näiteks Indias kootakse sellest kangas ja näiteks Bangladeshis valmistatakse Texapaar ja siis ta tuleb niimoodi Euroopasse, kus me ta ostame. Ja me eile õhtul tegime siin arvutusi, et mis on tegelikult selle toote tegelik hind, mis on, kui me räägime nagu Euroopa kontekstist või Euroopa hindadest, see hinnavahe on ääretult suur. Et sellesse tootesse ei ole siis arvutatud ei keskkonnamõju ega sotsiaalset mõju, ehk siis nagu me ostame ja tarbime asju, mis tegelikult on kättesaadavad meile absoluutselt alla tema oma tegeliku hinda. Ja ma arvan, et inimesel peaks olema nagu see võimalus, et ta saab selle lihal põhinevalt teha oma ostuotsuseid. Kes siis ei tahaks, et maailm oleks parem paik. Et me mõnes mõttes muudame selle info nähtavaks. Et praegu me ei teagi, me läheme poodi ja ühed tekslased on siin, teised on seal, kolmandad seal. Vaatame hinda, et see on nagu ainus kriteerium, võib-olla katsume materjaliga, et kas laguneb kohe ära või mitte. Aga et kui meil on mingisugunegi lisainfo selle kohta, et näiteks et need tekslased toodeti puuvilast, mis kasvas Usbekistanis, kus lapsed sunnitakse seda koristama. Näiteks need tekslased, nende tekslaste puuvild oli kusagilt Peruust, so and so, aga näiteks nende tekslaste oma tuli kusagilt India näiteks orgaanilisest puuvilda kasvandusest, kus nagu inimesed saavad normaalselt palka selle eest ja nii edasi. Et me ei anna hinnanguid, aga see on valik ja tarbija teebki oma valiku. Inimene teeb oma valiku, vabandust, me ei taha seda sõna tarbija väga kasutada. Põhimõtteliselt on see ikkagi mingi teatud hulga informatsiooni kogumine ja inimesele nähtavaks tegemine. Sest et üldjuhul, kui vestelda inimestega või kui vaadata ringi, siis kui sa saad millegi kohta teada, siis sa oled ka võimeline tegema teadliku otsuse. Et praegu lihtsalt kogu see informatsioon on üsna peidetud erinevatel põhjustel. Üks põhjus loomulikult on see, et ega ettevõtted ei tahagi seda infot väga nähtavaks teha, sest et see räägiks nende kohta üsna palju ebameeldivat. Kuidas toidukraamiga on, et kui palju me teame, kust tuleb meie toit? No üldiselt ikkagi väga vähe, et küll aina rohkem, et me näeme silte, et kartul on Marokost ja sibul Egiptusest ja nii edasi ja eks ta nagu valdavalt ongi, ma ei usu, et seal nii suur mingisugune pettus ja võltsimine käib, aga oleks vaja palju täpsemalt teada, et millisest farmist, kuidas seda seal kasvatatakse ja ka Eesti toodete puhul, et see süsteemi võimsus võib-olla osaliselt oleks ikka see, et näitab ka kohalike toodete lugu palju täpsemalt, et kui me teame, et see kartul tuleb konkreetsest Võrumaa talust, näeme selle talu kohta midagi edasi, et siis see usaldus selle kartuli vastu on palju suurem, hea tunne on seda süüa ja mõjub sulle tervislikult. Et see on nagu see, mida see meie ehitatud süsteem teeb võimalikuks. Ja ta annab ka tegelikult võimaluse, kui ta paneb nagu tootja sellesse olukorda, et ta on sunnitud võtma vastutuse, mis on äärmiselt oluline. Ja kui me disaini puhul räägime, kui me räägime tekstiilitoodete puhul, siis loomulikult see tekstiili või moetoote elu tootmisahel on tunduvalt pikem kui toidu puhul, seal on rohkem etappe. Ja sealt tuleb ka välja tegelikult selline lokaalsuse olulisus, et mida me sellega saame kokku hoida või mida me sellega säästame, kui mingisugune toode on lokaalselt valmistatud, ehk siis kõik need erinevad etapid on võimalikult väiksel maa-alal koos. Ja kõik need vahel, et kuidas see toormaterjal on kasvatatud ja nii edasi. Et seal on palju aspekte muidugi, rääkimata veest ja energiast, mis on, just arvutasime eile õhtul välja, et ühe teksapaari tegemiseks kulub 11 000 liitrit vett, või siis ta kogu elutsükkel, mis on siis sisuliselt sama, mis saad käia ühe aasta jooksul 3 korda päevas tualetis ja lihtsalt nagu tõmmata vett, et kui sa nagu hakkad vaatama,
tegelikult neid numbreid ja asju, siis see on üsna mõtlema panevad faktid.